Kas sinu seade vajab remonti? Pakume tasuta diagnostikat. Ilma kõnede ja sõitudeta tuleme seadmele ise järele ning toome sellepärast remonti tagasi. Enne parandust saadame hinnapakkumise ja alustame tööga alles pärast sinu kinnitust. Lihtne, läbipaistev ja professionaalne. Link on kirjelduses. Tere tulemast meie tehnilise juhendi juurde, kus keskendume Surface Pro 8 emaplaadi remondile. Alustame seadme ettevalmistamisega. Esiteks, veenduge, et teil on vajalikud tööriistad, Philipsi kruvikeeraja, Sputker, pintsetid ja antistaatiline randmepael. Enne töö alustamist lülitage seade välja ja eemaldage kõik lisaseadmed. Seadme ettevalmistamine, eemaldage Surface Pro 8 magnetiline klaviatuur ja kõik muud lisatarvikud. Veenduge, et olete seadme täielikult välja lülitanud, et vältida elektrilööke. Korpuse avamine, kasutage Sputkerit, et ettevaatlikult avada seadme korpus. Alustage nurgast ja liikuge aeglaselt mööda külgi, et vältida kahjustusi. Olge ettevaatlik, et ei purustaks klambreid. Aku eemaldamine, kui korpus on avatud, leiate aku. Eemaldage aku ühendus ja tõmmake see ettevaatlikult välja. Soovitame akut mitte täielikult eemaldada, kui see pole vajalik. Emaplaadi eemaldamine, eemaldage kõik vajalikud kruvid, mis hoiavad emaplaati paigal. Olge ettevaatlik, et mitte kahjustada teisi komponente, kui tõstate emaplaadi välja. Komponentide kontrollimine, vaadake üle kõik emaplaadi komponendid, sealhulgas kondensaatorid ja mikroprotsessorid. Kui leiate visuaalseid kahjustusi, võib olla aeg need osad asendada. Uue emaplaadi paigaldamine, kui olete leidnud uue emaplaadi, paigaldage see ettevaatlikult kohale, kinnitage kõik kruvid ja ühendage kõik juhtmed. Veenduge, et kõik oleks korralikult ühendatud. Korpuse kokkupanek, kui emaplaat on paigaldatud, asetage seadme korpus tagasi ja lukustage see. Kontrollige, et kõik klambrid oleksid korralikult kinnitatud. Testimine, enne seadme täielikku kokkupanekut on soovitatav seade sisse lülitada, et veenduda, et kõik töötab õigesti. Kontrollerige, kas ekraan reageerib ja kas kõik funktsioonid töötavad. Kui te ei tunne end mugavalt ise remondi tegemisega, pakume tasuta diagnostikat ja seadme kodust pealevõtmise teenust. Meie spetsialistid teevad teie seadme ülevaate ja pakuvad hinnapakkumise enne remonti, et tagada kvaliteetne teenus ja rahulolu. Loodame, et see juhend aitas teil paremini mõista Surface Pro 8 emaplaadi remonti. Kui teil on küsimusi, jätke need kommentaaridesse. Kas sinu seade vajab remonti? Pakume tasuta diagnostikat. Ilma kõnede ja sõitudeta tuleme seadmele ise järele ning toome sellepärast remonti tagasi. Enne parandust saadame hinnapakkumise ja alustame tööga alles pärast sinu kinnitust. Lihtne, läbipaistev ja professionaalne. Link on kirjelduses.